Ja pikk vahetund on jõudnud linna, kus on tahetud teha väga pikka vahetundi. Juba 20 aastat ei ole võimalik siia pikale vahetunnile tulla, sellepärast, et raut on üles võetud. Aga võta näpust, linna on suretatud välja, arvatud, et siin enam peale suve mitte midagi ei toimu. Aga ma tean ja arvan teadvat, et siin toimub ka elu talvel. Ja veel milline elu? Kohe näete, pikk vahetund. Meil on Haapsalus ääretult suur hulk huvihariduse võimalusi, millega noored saaksid tegeleda. Et seda nii siis meie oma linna munitsipaalhariduskoolides, kunstikoolis, spordikoolis, muusikakoolis, huvikeskuses kui ka erinevad sellised stuudiod või tantsu- või lauluringid ja nii edasi, et on ka sellised klubide põhiseid asju. Et lastel on tõesti väga-väga mitmekülgsed võimalused ja kui meil täna on Haapsalus 980 circa midagi peale põhikooliealist õpilast, siis nendest 890 on hõlmatud mingi huvihariduse ringiga või tegevusega. Et me leiame, et seda on väga-väga hästi, et seal hulgas on ka kattuvusi, et laps võib käia nii muusikakoolis kui kunstikoolis, et meie teda nagu selles mõttes loeme eraldi siis nagu huvihariduses osalenuks. Aga sellegi poolest, et meie lastel on hästi head võimalused, palju tegemist ja nad on ka huvitatud nendest ringidest osa võtmisest. Kas seal on lapsed on kategoriseeritud, et põhikooli lapsed, gümnaasiumi lapsed ja siis noored kuni 26 eluaastat või praegu me räägime siis kindlalt põhikooli lastest? Praegu mina neid nimetasin, need olid siis nüüd nagu kuni 9. klassini õpilased, keda mina nimetasin, aga ka gümnaasiumi õpilastel on meil erinevaid võimalusi, et on muusikakoolis, kui laste muusikakooli osa on läbi, on võimalus minna jätkuaastale ja seal edasi veel muusikaga tegeleda, kas siis mingit instrumenti õppida või käia ka laulustuudiotes ja spordikoolis samamoodi, et me ei tee piiranguid, et kuni gümnaasiumi lõpuni on õpilased meil ja näiteks vehklemises ju lausa ka täiskasvanute treenimine käib veel edasi, kui nad juhtumisi on juba tippspordis. Te nüüd rääkisite unistuse spektri, et tähendab, et seinast seina, et miljoon võimalust tegeleda mingist enda hariva asjaga, et kattuvused, tavaliselt kui inimene on kunstnik, siis ta tahab ka luuletusi luua, kui ta loeb luuletusi, siis ta tahab natukene muusikat sinna peale teha ja nii edasi ja nii edasi, et tähendab, et lapsed peaks olema võimalus ideest kuni teostuseni võimalik oma kogukonna piires seda teha, aga see kõik maksab. Kui palju läheb see näiteks peaks maksma või läheb maksma reaalselt lapsele, palju suudab kohalik omavalitsus, palju suudab Haapsalu, palju suudab riik sealt katta? Oskate öelda? No meie oleme nüüd võtnud juba tegelikult väga pikki aastaid on Haapsalus huviharidust toetatud. Circa 10% maksab lapsevanem, ülejäänud tuleb kohalikult omavalitsuselt. Ja täna meie, siin treeningud või ringid maksavad vanemale või siis lapsele kuskil alates 5 eurost kuni 15-20 euroni kuus ja ülejäänud osa siis katab omavalitsus, et kui näiteks spordikoolis on ühe õppekoha maksumus kuskil circa 70-80 eurot, siis lapsevanem maksab sellest seal 7-8-10. Et selles mõttes sellist nagu juurdepääsu või ligipääsu piirangut, et see peaks jääma nagu majanduslike raskuste taha, seda me püüame küll katta, et seda ei tekiks, et kui on siis ka näiteks toimetulekuraskustega pere, et siis on võimalus taotleda veel eraldi huvihariduseks võimalused, toetada siis peret, et laps ei jääks huviharidusest kõrvale ja et kõigil oleks siis võimalus osa võtta ja kui ta juhtumisi siis ka osaleb näiteks mitmes ringis, et siis ka seal ei ole mingeid piiranguid, et ühe konkreetse, näiteks muusikakooli õppekoha maksab omavalitsus täies ulatuses ja edasi juba peab vanem nagu rohkem maksma, et me ei ole ka selliseid piiranguid teinud just sellepärast, et laps saaks mitmekülgselt areneda, leiaks oma need huvid, oma need tugevused üles, mis tal siis on ja et ta aeg ei oleks raisatud, vaid et ta teeks midagi ägedat, mis talle meeldib ja mis meile ka meeldib, millega nad tegelevad. Mida sa nüüd siis teed? Me teeme nägu täna. Teete nägu täna? Ja kelle nägu sa teed? Inimeste nägusid.
ma nägin, et õpetaja rääkis sulle ka ja andis nõu. Mis nõu ta sulle andis? Et ma hakkaksin tegema niimoodi lõuaga tõmmata seda üle niimoodi, et seda oleks näha, teha lõuga. Kuidas siis see värk siin käib? Vaatan, et sul on tuba lapsi täis ja kõigil väga hea meel. Jaa, meid on siin parajalt palju ja parajalt vähe täpselt, et jõuab tähelepanu kõigile pöörata. Et püüame ikka individuaalselt läheneda, nagu see oluline on, sellise töö puhul nagu kunst. Et lastel on kindlasti igalühel omad nägemused ja omad tahtmised ja omad oskused, omad võimed. Et siis on hea, kui ei olegi õpilasi võib-olla ehk nii palju kohe terve suur ruumi täis, vaid jätkub tähelepanu kõigile. Laps saab ise vormida ja ta on rohkem selles töös nagu sees, näeb seda erineva nurga alt ja saab võib-olla rohkem tajub seda ruumi isegi paremini. Kui me peaksime selleks, et paberi peale panna midagi kolmemõõtmelist, seda ju väga hästi mõistma ja mis oleks parem mõistmaks kolmemõõtmelist asja, kui seda ise siis savist voolida endavalt. Mul on hea näide, kuidas aasta tagasi oli mul siin üks õpilane, kes paaniliselt lausa kartis savi. Keeldus täiesti tegemast, ta oli enne seda, kui mina temaga tööle asusin aasta aega juba keraamikas käinud, aga väideti mulle, et tema ainult joonistab seal klassis. Ja mis tänu sellele, et meil on siin selline suur savipress, me tegime lastega savist karpi ja meil oli savilehte vaja, siis ta tahtis ka seda suurt ratast pöörata ja ta seisis siis järjekorras savitükk käes, mida ta enne paaniliselt kartnud oli, sai selliselt pressi alt läbi lükatud ja pärast teatas, et ta tegi küpsise. Ja mul oli selle küpsise üle võib-olla rohkem hea meel kui kõikide teiste karpide üle, et vahel selline. Ja nüüd see laps on ise teinud endale tasse ja karpe ja savist maju ja kõike, et see savihirmust on üle saadud ja lahe on näha, kuidas mõni laps avaneb tänu just sellele keraamikale. Sa püha müristus, mis see on? Mikrokiibid, juhtmed, möllud, erineva suurusega rattad, mis see on? See on robot Arduino, mis ongi nagu koosneb erinevatest kiipidest ja juhtmetest. Ja mida ta teeb, peseb nõusid? No seda saab ka kindlasti panna tegema, aga praegu selle on ta pandud niimoodi programmeeritud, et ta sõidab edasi. Sõidab edasi? Helge tuleviku poole? Ta sõidab praegu mööda lauda, mitte helge tuleviku poole. No lase minna. Ja sõidabki põrguline. Mis te arvate, kas praegu siin sellest melust ja nendest inimestest kujunevadki hiljem välja spetsialistid, kes tegelevad samade asjadega? Ja, arvan küll, et nad väga noorelt ju hakkavad pihta, programmeerivad juba ja see saab olema nende leib. Nii et need on nagu harjutusi eluks? Ja, on. Lahti oleme me ringina teisipäevast reedeni ja laupäeval on meil perepäevad, kus saab tulla terve pere, siis vanemad koos lastega meisterdama. Lisaks on meil igasugused projektipäevad, käime ise väljas, siis käivad koolid siin. Aga kui palju see lõbu nagu lastele maksma läheb? Kui nad käivad ühe korra nädalas, siis see on 15 eurot kuus. No see on Ameerika, sellise varustuse juures 15 eurot kuus. Aga kes siis ülejäänud maksab? Ülejäänud majandame ise veel, ise majandavad oleme. Enne siin kihutasid masinad mööda laudu ja põrandad ringi, aga mis asi nüüd siin on? No see programm ise on Unity või Unity, ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldada, aga selleks saab arvutimänge teha. Siin on ühe teise poisi tehtud arvutimäng. Flappy Bird. Näe, ja mina tegin seda natukene ümber. Et siia tuleb see programm kõigepealt kirjutada. Muidu ta ei tea, mida ta tegema peab. No ikka. Näe, programm on üsna lühike. Kui sa oled kõik need läbinud, siis tuleb sinu võit. Neid vahesid on 28. Päris palju peab tegelikult harjutama. Mitte keegi ei ole siit innokast veel seda läbi teinud. Selge, olgu. Tubli poiss oled. Mis asi see nüüd see 3D printimine on?
et vanasti oli joonestamine, tuli teha lõikeid, läbilõikeid, eestvaateid, tagantvaateid, pealtvaateid, kõik oli joonestatud. Kuidas või millised andmed on tarvis anda arvutile sisse, et arvuti oskaks 3D printerile anda õiged käsud, et tuleks välja see asi, mida teie tahate või mida teil parasjagu vaja on? No eelkõige on vaja ise see hästi läbi mõelda ruumiliselt, et kuidas see peaks olema ja põhimõtteliselt, kui sa juba tead, milline ta näiteks külje pealt vaadates on, siis arvuti ise oskab panna taga samamoodi, et ta oskab peegeldada neid asju, et eelkõige kasutaja võiks panna paika, ütleme, laiuse, pikkuse ja siis näiteks diameetri või kuidas ta tahab, et kui suur see asi tuleb. Kui 3D printilise tehnilisest poolest rääkida, siis on nagu oluline jälgida veel selle plastiku jämedust, siis et kui palju ta täidab seda prinditavat pinda ja samamoodi, et kui paksud seinad ta teeb sellele objektile, et see on nagu, need on need ainukesed olulised asjad, mis veel selle tehnilise poole pealt on. Muud asjad arvuti oskab ise arvutada. Aga ühte asja arvuti kindlasti ei oska teha, tähendab, tal ei ole ideed. Kus see idee tuleb? No, selleks on erinevaid võimalusi, kes kõnnib looduses, vaatab ringi, kes vaatab lihtsalt lakke ja osadel lastel näiteks siin on tulnud, et ta kõnnib koju vahepeal ja siis idee plahvatab ja ongi olemas, et oleneb inimesest. Nüüd ma olen siin sees olnud ja ma küsin ainult asja. Miks te seda teete? Sellepärast, et mina arvan, et töö peab olema hobi ja kõik see, mis siin innokas toimub, see on minu kirg. No vaata. Vana mees hüppab nagu noor kits. No vaata, mis teeb, Ja kellena sa oled siis siin praegu lihtsalt trennis või oled sa midagi muud? Siin ma olen Haapsalu või Läänemaa spordiliit lauatisi treener. Ja palju sul, palun vabandust, rahvas kutsub seda ping-pongiks on ju, aga palju sul lauatennisest noori on? 24. Ja nad käivad sul iga õhtu siin ja tunnevad? Need väiksemad käivad kolmapäev, esmaspäev, kolmapäev, reede ja pühapäev. Ja palju see nendele näiteks, siuke rumal küsimus, maksma läheb? Neile ei lähe üldse maksma, vanematel läheb maksma 10 euri kuus. Miks just lauatennis on sinu kõige meeldivam spordiala? Siin on sõbralikud inimesed, siin on tore ja siin saab alati nalja. Hea seltskond, põnev ja tiimimäng, mulle meeldib väga. Laua taga me oleme küll vastased üksteisele, aga see toetus on nagu kõigipoolne, et kõik elavad sulle kaasa, keegi ei taha, et sa kaotaks ja täiesti võhivõõrad tulevad, naeratavad, teretavad. See on hästi sõbralik seltskond nagu selles suhtes. Et mis sind hoiab laskmise juures? Ikkagi see, et mulle meeldib see vaadata, millega ma hakkama saan, kui hästi ma sellega hakkama saan ja üleüldine lõbu, mis sellega kaasab ja sõpradega koos oleks siis. See lõpptulemus siis vaadata, kui hästi see lõpuks siis hakkama saad, siis see ikkagi paneb naeratama su. See märklauas, need täpid? Jah. Eneseületus, et tahan ikkagi leida enda seda distsipliini ja seda võimet võib-olla panna enda närve nii proovile, et sellele vastu pidada. Kuidas sinul on siis selle laskmisega lood? Enam-vähem. Kas amb ei ole nagu sinu ümeramehe hoiakuga nagu sobilikum relv? Ei, mulle ei meeldi see. Püss meeldib rohkem. Tegelikult on päris pingeline, kui lased võistluspinge ja vahepeal näed teiste laskurite tulemusi ja siis võrdled enda omaga. Ja... Kas sa omal vabal ajal kihutad siis tsiklika ringi või? Jah. Miks pärast ma ei imesta tähendab. Sinu eesmärk ei ole trennis käimisel tähendab, et õppida tapma, vaid hoopis midagi muud? Ei, rohkem ikka täpsust, et tapmist mitte ei soovi. Mis valemiga sa suudad inimestele panna sellise tahte, et nad tundide viisi saavad harjutada ühte sama liigutust? Kui naljaga öelda, siis kindlasti on selle taga treeneri sarm, nagu minul, aga teisest küljest muidugi, eks paljud inimesed on sellised, kes tahavad ju ennast proovile panna. Ja laskmine on selline väga hea spordiala, kus sa saad tõesti endast anda seda, et sa oled kannatlik, sa suudad pikalt püsida ühe asja sama asja juures ja teiseks siis on see suur rõõm, et mõtle, ma tegin selle asja ära. Sarmist sa panid küll pihta, aga nüüd ütle mulle, kes selle kinni maksab kõik? Kinni maksavad Haapsalu linn natukene, siis maksavad lapse vanemad ja siis vahetevahel ka on meil head toetajad igasugused. Ja milline on sinu trepiaste, kus sa oled ja kuhu äkki sa tahad veel minna kõrgemale oma spordialal?
No kõige kõrgem aste oli ilmselt eelmise aasta lõpus, kus ma siis kuni 16-aastaste Eesti meistrivõistlustel saavutasin ühe esimese koha ja 12 kohta. Nii mitugi 2 kuni 3. kohta Eesti juunioritel kui ka 1 esimene koht. Kui palju siis laskmises sul meistrivõistluse tiitleid on? Isiklikke on hetkel 3, võistkondlikke 4. Olen korra võitnud ära ka Balti meistrivõistlused ja võitsin ära eelmine aasta ka Eesti-Soome maavõistluse. Ütle Taapsalu, mõtled valge daam ja siin need valged daamid on. Tervist! Vehklemine on nii viikingite ala, nii elitaarne ala. Kuidas on see võimalik, et sa suudad seda üleval hoida? See on väga pikk elutöö olnud, väga pikk 60-aastane. Et proovin lihtsalt isa elutööd jätkata. Ei, ma lihtsalt mõtlengi just seda, pidasingi silmas, et viikingid ja selle sõna ma tõin selle pärast sisse, et kuidas aastaid on suudetud seda asja vedada. Kui palju sind siin sees on? Mind on, ma arvan, 32 aastat. Tähendab treenerina 32, aga vehklejana ikka veel kauem. Et terve elu, jah, sama elu. Mitu puhkepäeva seal sisse mahtus? No suht vähe. Ikka enamik nädala lõppe võistlustel kogu aeg, jah. Ja suved on kinni ja laagrid ja no nagu treeneri elu on. Ja lapsed tulevad peale kooli, tulevad sinu juurde ja on tundide kaupa siin ja sina oled nende ema või oled sa kasuema või oled vanaema? No ma arvan küll, ma pean ennast nende teiseks emaks. Et ma arvan, et ma mõnele lapsele olen võib-olla rohkem nendega koos kui oma vanemad. Et laagrid ja võistlused ja trennid ja kasvame kokku ja ongi nagu mu isiklikud lapsed. Ja. Kuna vehklemine on elitaarala, siis on ta üpris kallis ala. Kuidas sinu õpilased selle oma varustuse ja kuidas oma palga välja teenid? No ütleme, et treeneripalk tuleb spordikoolist, aga laste varustusega on väga keeruline. See on kallis, Haapsalu lapsevanemad ei ole väga rikkad. Oleme tasapisi niimoodi kogunud. Osad siis, kes kaugemale jõuavad, vanemad ikkagi ostavad oma varustused. Järgmine raske moment on muidugi see, et ei ole võistlussõitudeks raha. Siis kirjutad projekte, palvetad linna ees, palvetad lapsevanemaid, äkki ikka hoiate kokku ja äkki ikka läheks sinna võistlustele ja nii edasi. No me teame seda, et Tallinnas Novoselov harjutab mingi laguneva põrandaga saalis, Haapsalus teie siin. Kui kaua võttis aega ja ressurssi või kelle käest te selle ressursi saite, et sa said lõpuks oma unistuse tehtud? Põhimõtteliselt on unistus, sul on standardile vastav korrektne saal. Ka aega võttis, no võttiski 60 aastat aega. Ütleme, nii kaua kui Haapsalu vehklemine on olnud, et see oli isa unistus, saada oma saal, korralik ja muud moodi ma ka ei tahtnud, ma tahtsin ka, et oleks õigete metallradadega ja õigete pikkuse radadega, et kui siis juba täielik. Aga õnn oli selles, et kuna linn tahab kooli maha lammutada ja öelda, et võimet uut ei ehitada, siis kõik asjaolud jooksid kokku, et nad pidid lihtsalt hakkama nuputama, et mis me siis saab, kas me siis, kuhu me kolime siis oma staffiga. Et õnneks on väga spordilembene linnavalitsus ja praktiliselt, kui sai suklasele öelda, et mis me siis teeme, kas me astume tänavale või mis meist saab, siis järgmine päev oli tal juba otsus tehtud, et see saal tuleb. Miks vehklemine? See, et on põnev ja huvitav ja iga trenn ja iga torge on väga hoopis teistsugune kui eelmine. Nii et see sinu kooslused, aju ja lihas jääb hästi kiiresti toimima? Jaa, väga kiiresti. Ja. Käed, jalad, kogu keha ja veel see aju ka asjal juures, see teebki asja raskeks. On sul kerge partner või raske partner vastane, sparringupartner? No oma nooruse kohta arvestades on ta väga tugev. Vehklemine on äärmiselt huvitav ala, esiteks ja väga tore. Kui palju ta sinu ajast võtab ära, kas kõik? Ei võta kõike, leiab veel vaba aega. Kas sa vehklemise ajal võid ka mõelda, et kas homseks mõni tükk on õppimata? No võib mõelda, aga ma pigem keskendun täielikult vehklemisele. Kas sa salaja mõõka kaasas ka kannad, kui koju lähed trennist? Ei, Haapsalu ei ole nii ohtlik linn, et peaks relva kaasas kandma või mõõka.
ilma huvihariduse võimalusteta jääb ikka laps, ma arvan, et küllalt teoreetiliseks, formaalseks jääb see õpe, et täna koolides me küll püüame, tehakse ka projektõpet ja uurimusõpet ja püütakse lapsi klassiruumist ja pingist välja viia ja rohkem töövihikutest ja õpikutest nina üles tõsta ja näidata erinevaid loodusprojekte teeme ja õpetajad on väga tublid, kirjutavad erinevaid keskkonnainvesteeringute keskuse projekte ja viivad lapsi välja majast, aga ta ikkagi ei asenda seda, et täna on 2-3 korda nädalas on kehalise kasvatuse tund koolis lastel ja samamoodi pisku muusikatundi või kunstitundi, et kui laps saab ikkagi süvendatult tulla kunstikooli ja ennast arendada siin, õppida õppekaval, lõpetada 4-5 aastaga, saada veel teine haridus kõrvale või siis teha ka lihtsalt nii-öelda hobi korras seda, et see kindlasti arendab teda ja need peaksid olema omavahel veel rohkem seotud, et kui näiteks laps on omandanud kunstikoolis või muusikakoolis juba võib-olla mingid ained, et ta ei pruugi õppida neid näiteks formaalhariduses üle, et me pigem võiksime liikuda sinnapoole, et niisuguseid ülekirjutamisi tunnistuste mõttes ei toimuks, et laps saaks just nimelt arendada siis omal veel mingisuguseid täiendavaid oskusi selle arvelt juurde. Et kindlasti jah, ei ole need 2 eraldiseisvat asja. Ja mina küll arvan, et meie linn on teinud kõik võimalused, et võimalused on super, et need võimalused ära kasutada, see peaks algama ikkagi kodus. Et vanemad mõtlevad, et mis nende laps õhtul teeb pärast kooli. Loomulikult oleks tark nad saata kuskile kas kunstikooli või muusikakooli või spordikooli, mitte et nad istuvad kodus seal internetis. Suvi on meil selline suur võimalus tegelikult noortel inimestel tööd saada, kuna meil on turismisektor siin suuresti toimetab ja lapsed, noored töötavad nii restoraniteeninduses, hotelliteeninduses, puhkemajades ja tõesti tänaval aitavad siin üritusi korraldada, löövad kaasa igasuguste ühesõnaga ürituste korraldamisel, et selles mõttes see on tõesti võimalus neile, et panna ennast proovile ja saada selle eest ka siis töötasu, aga mis puudutab nüüd, ütleme sellist kooli ajal tööl käimist, siis mina ikka arvan, et õpilase töö on õppida ja kui tema õpib siis koolis ja õpib ka peale kooli veel huvikoolis, siis ma küll ei näe võimalust, et ta veel kuskil nii-öelda asutuses tööl käiks ja sealt veel tulles siis suudaks ja jaksaks oma kõik päevakohustused korrektselt ära teha, et loomulikult on tõenäoliselt vältimatuid olukordi või peres raskusi, majanduslikke raskusi ja võib juhtuda, et noor inimene peab käima tööl, et oma perele mingi täiendav sissetulek teenida, aga ma kindlasti ei pea seda õigeks, et see peaks olema valdav. No täna me siis nägime, mis on tõeline Haapsalu. Kes teevad Haapsalust Haapsalu, kes annavad Haapsalule sisu. Haapsalu ei ole mitte ainult suvi, Haapsalu on talv, tema inimesed, tema isiksused. Haapsalus me nägime noori, muusikuid, kunstnikke, Haapsalu kaubamärke, vehklemist. See on Haapsalu. Ja nüüd ma kiirustan, et jõuda viimasele rongile, et olla järgmises pikas vahetunnis.